armas kogudus, head vaatajad ja kuulajad, õnnistatud pühapäeva, õnnistatud emadepäeva ja loomulikult kõige suuremad tervitused kõigile emadele, vanaemadele, vanavanaemadele, aga ka kõigile nendele naistele, kes on võib-olla emadeks olnud paljudele lastele, võib-olla mitte bioloogiliselt, aga oma elu, oma eeskuju, oma hoole ja armastusega. Ja muidugi tegelikult palju õnne meile kõigile, sellepärast et meil kõigil on olnud emad, vanaemad, vanavanaemad, olulised naised meie elus, kes on kujundanud meid sellisteks, nagu me ju täna oleme. Loomulikult on tänane teenistus emadepäeva mõtete ja tunnetega, algussõna jagab Aleks. Muusika osas on vanemaid ja uuemaid emadepäeva laule ja jutluses räägin külluse Jumalast. Sest tuleb ju meil tõenäoliselt meelde oma emade või vanaemadega seoses olukorrad, kus otse kui mitte midagi ei ole, aga samas on kõik olemas. Nii nagu 5 leiva ja 2 kala loos. Hea meel on, et oled täna meiega koos. Soovin õnnistatud jumalateenistuse jälgimist. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Kallis emake, ma ärgates teen poodi korda, panen riided selga, las kedan putrus soovid kohviga. Sa puhka veidi veel, mu kallis emmeke. Kallis emake, ma koolitööd kõik teen. Kontrollima ei pea, mul hinded kõik on head. Last riigin koristan, sest kord armastan. On raamat minu soov, ei arvuti või telefon. Emakene hea, sa oled parim tea. Sind rõõmustama pean, küll sinuga meil veab. Emakene hea, ma kõike tähtsaks sean, mis oled mulle and, mind kõikjal armastan. Kallis emake, kui õnnelikuks teeb, et mul on õde vend, kes toetavad kõik mind. Kõik hästi läbi saame, üksteist aitame. Meil koos on olla hea, ma pere tähtsaks pean. Emakene hea, sa oled parim tea, sind rõõmustama pean, küll sinuga meil veab. Emakene hea, ma kõike tähtsaks sean, mis oled mulle and, mind kõikjal armastan. Emakene hea, sa oled parim tea, sind rõõmustama pean, küll sinuga meil veab. Emakene hea, ma kõike tähtsaks sean, mis oled mulle and, mind kõikjal armastan. Kallis emake, sind palun valsile. Las minna kõik me vead ja algaks uuelt read. Kõik mured unustusse ära tantsime. Mu kallis emake, see valss on sinule. Emme! Jaa. Kuulad sa, kus sa oled süüa? Ema, kus mu sokid jälle on? Emme, vaata mu pilti. Onks piim on otsas või? Good morning, everyone, and happy Mother's Day. Today, we take a moment to step back from our busy lives to recognize the women who have shaped who we are. While we often think about Mother's Day in the context of biological ties, in our church community, we understand that a mother's influence is much broader. We understand the role of the daddy. If you grew up at TBK, you know that the title daddy, or aunt, is a badge of honor. It refers to the women who functioned as the backbone of TBK. They were the ones who showed up early to prepare Sunday school lessons, who managed the logistics of our gatherings, making sure the coffee stayed hot, and who taught us through their actions what it looks like to be part of our community. They weren't just observing from the sidelines, they were active architects of our faith formation and culture.
They provided a form of stability that we likely didn't fully appreciate when we were children, but which we still rely on now that we are adults. This type of multi-generational influence is echoed in the Bible. In 2 Timothy chapter 1, verse 5, the Apostle Paul writes to his young protege, "I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well." Paul isn't talking about something abstract here. He is talking about a faith that was demonstrated through life. Timothy didn't just inherit a set of beliefs. He inherited a set of behaviors. He saw how Lois and Eunice lived, how they prioritized their community, and how they handled the responsibilities of life. Because of them, he had a blueprint for how to handle his own challenges. We have had our own versions of Lois and Eunice at TBK. We've had women who held the standards of this community high, ensuring that our heritage and our values were passed down, not just in writing, but in practice. When many of us were Nored, the youth running around these halls, we were the recipients of that effort. We were the kids being taught, guided, and sometimes corrected. But the relationship didn't stop when we grew up. One of the most remarkable things about this group of women is their consistency. They have transitioned from being our teachers to our mentors, and in many cases, our quiet defenders. We are grown adults now, yet they continue to be active forces in our lives. We see this most clearly in the active prayers they continue to have for us all still today. They are not just remembering the past, they are actively investing in our present. They are still bringing our names before God, still concerned for our well-being, and still holding us up. That kind of devotion doesn't just disappear. It is a persistent, tangible gift that we have been fortunate enough to receive for years. So today, we don't just offer a polite acknowledgement, we offer a sincere thank you. Thank you to the mothers who raised us, the grandmothers who grounded us, and the dadid who expanded our sense of home. You have taught us that being a person of faith isn't just about what you say, but about who you support and how you show up for others. You have set a standard for what it means to be a pillar of a community. We see it, we value it, and we are better for it. Let's pray. Dear God, we thank you for the women whose lives have been intertwined with our own. We thank you for their strength, their patience, and the wisdom that they have shared with us over the years. We thank you for the dadid of the church, for the ways they have cared for us as children, and for the way they continue to support us as adults. We pray a special blessing over them today, specifically for those who continue to pray for this community. May they feel the gratitude we hold for them. Grant them health, comfort, and the peace of knowing that their influence has been a profound, lasting gift of our lives. Thank you for their example. May we honor them by living with that same level of care and commitment toward others. Amen.
oleks päris põnev teha uuring selle kohta, mis on esimesed iseloomustavad sõnad Jumala kohta. Ja huvitav oleks võrrelda seda erinevate koguduste vahel, koguduse inimeste ja maailma inimeste vahel. Mis on esimesed sõnad, mis meenuvad, kui küsida, milline Jumal? Milline Jumal? Sa võid enda sees lasta need sõnad kerida: armastav, halastav, armuline, kannatlik, võib-olla kellegi jaoks vihane, kättemaksja, õiglane, püha, ustav, kõikvõimas, kõike teadev, kõikjal viibiv, igavene, suveräänne ja nii edasi. Neid sõnu tõenäoliselt oleks veel ja veel, millega meil tekivad mingisugused seosed või kuidagi kokkupuuted, et Jumal on selline. Ma usun, et sinna loetelusse võib panna ka rikas. Ma ei tea, kas sa oled vahel ütelnud ka teatud olukorras, aga mul on rikas isa või et sul on rikas isa taevas. Keegi on püüdnud välja arvutada, kui palju läks Jumalal maksma universumi loomine. Ma ei tea küll, kuidas seda on võimalik teha, sellepärast, et minu arusaamise kohaselt ei ole keegi suutnud veel välja mõtelda ja avastada, kui suur tegelikult see universum on, et pole keegi sinna piirini jõudnud, et ütelda, et see on nüüd see materjali hulk, mis Jumalal on olnud vaja, aga inimesed püüavad oma parimat. Ma ei tea, mis number välja mõeldi ja isegi kui see number mõeldi välja, siis ega see number ei ütleks meile tõenäoliselt ikkagi ka mitte midagi. Aga ilmselgelt, kui me mõtleme seda, et meil on Jumal, kes on kõik selle loonud meie ümber ja meie kaasa arvatud, siis ei ole tegu vaese Jumalaga, vaid tegu on rikka Jumalaga. Ja täna emadepäeval ma tahan rääkida mitte just sellest lähtuvalt, et rikas Jumal, vaid külluslik Jumal. Ehk kui rikas Jumal võiks olla midagi sellist, see on midagi, mis lihtsalt teda ise loomustab, et ta on lihtsalt selline, siis kui rääkida külluslikust Jumalast, see on see, et kuidas ta suhestub meiega või millise hoiakuga on ta meie suhtes. Ja me näeme Jumala sõnast, et Jumal on meie suunas külluslik. Ja tänaste mõtete aluseks on profeteering Jesaja raamatust 66. peatükist, salmidest 10 ja 11. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate. Olge väga rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite, et te võite imeda ja küllastuda tema troosti rindadest, et võite juua ja ennast kosutada tema ohtrast emarinnast. See on Jumala sõna. Ma ei tea, kas sinu jaoks on kuidagi ebamugav või harjumatu, kui Jumalat võrreldakse mitte isaga, vaid emaga. See võib olla niimoodi, kuna see on ikkagi nii valdav, et meie mõtleme Jumala peale, siis me mõtleme nagu mehe peale, taeva isa, isa taevas. Ja ilmselgelt me ju samas mõistame, et Jumal ei ole nii nagu inimene. Ja kui ka Jeesus tuli lihaks saanud Jumal, siis ta tuli ju ka mehena ja see kõik kuidagi moodi määrab selle meie mõtlemise. Aga Jumal ei ole inimene. Jumal ei ole ei mees ega naine, tal on oma mehelikud omadused, tal on oma naiselikud omadused. Aga ilmselge jah, et me nagu omistame Jumalale neid inimlikke omadusi, me räägime Jumala kätest ja Jumala jalgadest. Seda kõike nimetatakse sellise keerulise sõnaga kui antropomorfismiks, antropomorfism, kus siis Jumalale omistatakse inimlikud omadused. Kõik tekstid, mis räägivad Jumalast kui emast või isast, on võrdpildid, on metafoorid. Emadepäev on üks äärmiselt ilus päev ja samas on ta ka väga keeruline või selline vastuolude päev.
veel keerulisem võib-olla on tegelikult isade päev, et kui mõtelda koolide peale, siis sageli isade ja emade päeva ei peetagi, on loobutud enda pidamisest, seepärast et see tekitab nii palju segaseid tundeid paljude laste jaoks. Seda juhtub sagedamini, et isa see ei ole. Ja siis kõik tulevad, ma ei tea, oma isadega või vanaisadega ja võib-olla sul ei ole ei isa ega vanaisa, sest loomulikult see laps tunneb ennast halvasti. Tänapäeval aina enam võib juhtuda ka seda, et ka ema ei ole, et on 2 isa või siis on 2 ema, need peremudeleid on nii palju erinevaid, ühesugused ja teistsuguseid ja nii. Ja siis liigutaksegi sinna poole, et ärme siis tähista üldse emade päeva, isade päeva, kuni sinnamaani välja, et ärme nimetame üldse kedagi emaks või isaks, vaid vanem 1 ja vanem 2, et ometi keegi ennast halvasti ei tunne ja mõneti on see arusaadav selle lapse kontekstis, kellel ei olegi seda ema või isa. Aga samas see omamoodi lammutab kõigi teiste jaoks ju midagi. Aga jah, need peredega seotud päevad ja tähistamised on keerulised, seepärast et emade päev võib olla seotud väga valusate tunnetega. Keegi on võib-olla alles kaotanud ema. Keegi võib-olla ema on kaotanud alles oma lapse. Kellegi ema kogemus on võib-olla väga traumarikas ja keeruline. Kellegi emaks olemine on olnud võib-olla väga keeruline kogemus. Aga vaatamata sellele, kui me räägime armastusest, siis üks esimesi sellise armastuse liike, mis meil tõenäoliselt meelde tuleb, on ema armastus. Isegi kui see on olnud puudulik, isegi kui sellega on seotud valusad kogemused, aga me teame ikkagi, ma usun, enamus, mida tähendab ema armastus. Ja just ema armastusega võrreldakse piiblis mitmel pool ka Jumala armastust ja Jumala olemust. Loetud kirjakohas on Jumal küll kui külluse ja turvalisuse ja varustuse allikas. Siin kasutatud väljend imeda ja küllastuda tema troosti rindadest ei tähenda seda ju, me ei saa seda otsesõna võtta, et Jumalal oleks rinnad, nii nagu inimesel. Aga ma usun, et me mõistame seda, see on üks pilt, see on üks metafoor. See tähendab seda, et temast lähtub see, mida vajab inimene, mida vajavad rahvad, nii nagu emast lähtub see, mida vajab väike beebi ja mida ta saab siis ema rinnapiima kaudu. Selle kirjakoha puhul peab muidugi täpsustama, et see tekst räägib algselt Jeruusalemmast. Ja siin on juttu, et teie võite imeda siis Jeruusalemma troosti rindadest, aga nii nagu paljude profeteeringutega on, nad on ajaliselt mitmetahulised, võib-olla tähenduslikult mitmetahulised. See profeteering on antud Iisraeli rahvale ajal, kui Jeruusalemm oli maha lammutatud, kui rahvas oli vangipõlves, kui müürid olid maha lammutatud, kui tempel oli hävitatud, seda linna sellisel kujul ei olnud ja nüüd see on selline tulevikku vaatav tõotus, et teie ka, kes te olete leinanud koos Jeruusalemmaga, et tuleb päev, kui see kõik taastatakse ja see muutub nii terviklikuks ja nii täiuslikuks ja külluslikuks, et teisedki rahvad võivad tulla ja imeda nendest troosti rindadest. Aga samas me mõistame, et siin on see teine tasapind juba kõik see, mis on seotud Jeesusega. Sest Jeruusalemmast on lähtunud Iisraelist, on lähtunud kogu maailma päästja, kes löödi risti Jeruusalemmas, kes tõusis üles Jeruusalemmas ja nüüd see pilt on see, kuidas kõikide maade rahvad saavad osa sellest õnnistusest, sellest troostist, sellest küllusest. Seal on 2 sõna, te saate küllastuda ja seda, mida siis pakub Jumal selle kaudu, seda on ohtrasti või seda on väga palju. Prohvet Jesaja on just see, kes on rohkem kui teised võrrelnud Jumala armastust ja hoolt ema armastuse ja hoolega.
ja 149, 14-16 ütleb nii, et aga Sion ütleb, issand on mu maha jätnud. Jumal on mu unustanud. Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihu vilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees. Ma usun, et iga inimene, iga kristlane on olnud aeg-ajalt sellises olukorras, kus ta on hüüdnud sarnaselt Jumala poole, et aga Jumal, nii nagu Jeesus risti peal, miks sa oled maha jätnud? Kus sa oled nüüd, kui ma sind just vajan? Ma usun, paljudele tuleb meelde see tuntud jutustus, millest ka Eesti laulja Bonzo on laulu teinud sellest, kuidas inimene vaatab tagasi oma elu käigu peale, vaatab, kuidas 2 jäljed on mererannas, on tema jäljed ja Jeesuse jäljed ja siis ühel hetkel, kui ta teab, et tal oli kõige raskem, siis seal olid ainult 1 jäljed ja siis ta küsib Jeesuse käest, aga miks sa mind siis maha jätsid? Ja Jeesus ütles, et ei, ma ei jätnud sind maha, see on see hetk, kui ma hoidsin sind süles, et need on minu jäljed seal. Aga me küsime, nendes hetkedes me küsime neid, et Jumal, et mis valesti on, et kus on, miks sa ei vasta, miks sa ei lahenda seda asja ära, kus sa oled, kas sa üldse oled, kas sa ei hooli minust, kas sa oled mind maha jätnud. Ja terve piibel on neid hetki ja küsimusi täis, kui inimesed seda küsivad. Kellelgi on Jumala tõotus, aga see ei tundu realiseeruvat sellisel moel, et Jumal, kus sa oled? Jumal, kus sa oled? Ja piibli lugudest me näeme, et Jumal ei ole unustanud ja Jumal ei ole jätnud. Aga meil on sellesse lihtne seda uskuda, sellepärast, et meie vaatame juba tagantjärel, me näeme, et aha, et see oli küll keeruline koht, aga Jumal oli temaga ja Jumal hoolitses tema eest. Aga kui me ise nendes olukordades oleme, siis me oleme selles konkreetses ajas ja me ei tea, mis homme tuleb ja nii saab tulla ka kahtlus ja saab tulla ka küsimus, et Jumal, aga äkki sa ei hooligi minust. Ja nüüd Jumala sõna ongi meile antud selleks, et me saame sinna vaadata, me näeme, et ta oli ustav Abrahamile, ta oli ustav Moosesele, ta oli ustav Gideonile, ta oli ustav Taavetile, ta oli ustav Danielile ja nii edasi. Ja ta on ustav sinule, sellepärast, et ta on seesama eile, täna ja igavesti. Ta ei jäta, isegi kui see on retooriline küsimus, ega ju ema ei jäta oma last. Me teame, et siin elus juhtub, et jäetakse. Loomulikult need on väga keerulised olukorrad ja kõik väga, väga erinevad olukorrad, aga seda tuleb ette, et jäetakse. Ja siis Jumal ütleb see, et isegi kuigi see on nii nagu ebareaalne või ebatõenäoline, et ema ei jäta ju oma last, aga isegi kui siin maa peal inimesed jätavad, sest see on see katkine maailm, siis Jumal ütleb, et mina ei jäta sind. Ma olen märkinud sind peopesadesse ja su müürid on alati mu silme ees. Kui Jeesus kohtus Toomasega, öeldakse, et uskmatu Toomas, mulle meeldib öelda usklik Toomas. Aga tal oli keeruline võtta vastu seda, sest ta ei olnud selles inforuumis, kui Jeesus oli ilmunud teistele jüngritele, ta oli keeruline uskuda seda. Et kas tõesti Jeesus on üles tõusnud ja siis Jeesus läheb tööle, ütleb, aga pane oma sõrmed minu haavadesse. Ja ma usun, et ta pani ka Jeesuse nendesse kätes olevatesse haavadesse ja küljehaavadesse. Peopesades olen ma sind ära märkinud. Ma ei oska öelda, kas prohvet mõtleb siin seda, aga igal juhul tähendab see seda, et see Jumalas on see meie märk. Me oleme nii tugevasti tema olemuses, et ta ei saa meid unustada, ta ei saa meid jätta, ta on märkinud meid oma peopesadesse. Su müürid on alati mu silme ees. See viib meid tagasi taas selle Iisraeli rahva olukorra peale, kui Jumal annab selle tõotuse prohveti kaudu, siis Iisraeli rahvas oleks võinud ütelda, et Jumal, millest sa räägid? Mis troosti rindadest sa räägid? Mis küllusest sa räägid? Mine korra vaata Jeruusalemma, seal ei ole mitte midagi, müürid on maha lõhutud. Ja kui linna müürid on maha lõhutud, siis ei ole linna. Aga Jumal räägib millestki, mida ta näeb sündivat.
Ja see on nii oluline mõista ka meie isikliku elu osas, sest meie reageerime ju selle põhjal, kus me oleme. Me oleme võib-olla kaotanud, ma ei tea, mõne lähedase, me oleme kaotanud võib-olla iseennast, me oleme eksinud, me ei saa aru, kus me oleme, me ei saa aru, mida me tegema peame, me tunneme, et me oleme vaimulikult võib-olla kokku kukkunud ja sihita, võib-olla on majanduslikult keeruline, võib-olla on mingisugune õnnetus juhtunud ja nii edasi, me oleme nende olukordade keskel. Ja siis Jumal tuleb oma julgustusega, ütleb, et ma annan sulle, ma õnnistan sind, ma taastan, et Jumal, vaata minu olukorda. Ja siis Jumal ütleb, mida ta vaatab. Ta ütleb, ma vaatangi neid müüre juba. Ma vaatan juba sinna, minu pilk ja ma olen juba tegelikult seal, kus müürid on taastatud. Sellepärast ma sulle seda räägingi. Ma näen müüre, ma näen sinu taastamist, ma näen sinu tervist, ma näen sinu olukordade lahenemist, ma näen sinu südame terveks saamist. Ma näen seda juba. Meie defineerime sageli iseennast ja sageli ka Jumalat selle järgi, mida me hetkel kogeme, mida me hetkel tunneme. Aga Jumal ei defineeri meid selle järgi, kus me hetkel oleme, vaid selle järgi, kelleks ta meid loonud on. Ma näen müüre, ma näen seda taastamist. Ma näen uut algust. Seegi on mõneti kirjeldus ema armastusest. Loomulikult ei emad ega isad ei ole seda alati suutnud ja ei suuda alati näha lapses seda potentsiaali. Me kipume ka vahel reageerima ja hindama asju selle järgi, kus näiteks laps praegusel hetkel on. Et see on ju kohutav, millega sa oled hakkama saanud, kuidas sa niimoodi, mis sinust saab. Ja siis hakkab sealt tulema, sinust ei saagi midagi ja nii edasi. Me oleme neid asju tõenäoliselt ühel või teisel moel lastele ütelnud. Aga ma usun, et see ema ja isa armastus on ikkagi võimeline nägema ka keset kõige suuremat segadust. Seda, mis saab sündima pärast. Seda potentsiaali, mis meie lastes on. Psalmist toob esile Jumala kui kanaema või sellise linnuema pildi, kes siis kogub oma poegasid oma tiibade alla. Psalm 91 ütleb, et ta katab sind oma sulgedega ja sa leiad pelgupaiga tema tiibade all. See on vari, see on pelgupaik, kui tuleb mingi röövlind või mõni röövloom, siis see linnuema võtab oma pojad tiibade alla ja kaitseb oma elu hinnaga. Psalm 17 ütleb, et peida mind oma tiibade varju alla. Sellised kurvad lood on vahel jagatakse, kui on ka mingid põlengud olnud ja tulekahjud, et on leitud näiteks söestunud kana ja siis tema alt korraga avastatakse, et on tibud, kes on ellu jäänud, seepärast, et on oma keha oma tiibadega varjanud oma poegasid. Jumal on oma laste jaoks külluslik. Külluslik oma armastuse poolest, külluslik oma varustamise ja kaitsmise poolest, külluslik oma pääste poolest. Kui Jumal tegi Aabramiga lepingu, siis ta ilmus talle nimega, mis on El Shaddai. Me teame, Jumalal on neid palju nimesid. Ja need on enamasti seotud vastava kontekstiga, kus siis Jumal ilmub, mis olukorras ja mis vajadused on ka inimesel või Jumala rahval olnud. Ja seal ta ilmub El Shaddaina. 1. Moosese 17, kui Aabram oli 99 aastat vana, siis issand ilmutas ennast Aabramile. See El Shaddai ilmutas ennast ja ütles temale, mina olen siis see kõige väeline Jumal. Mina olen El Shaddai. Seal on oma põhjus, miks ta nii ütleb. Käi minu palge ees ja ole vaga, ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja teen sind väga paljuks. Kõikvõimas Jumal, see on see tõlge, El Shaddai. Jumal, kes varustab, Jumal, kes on piisav või meie jutluse kontekstis võib seda tõlkida ka ju, et Jumal, kes on külluslik. Ja kui sa seda konteksti mõistad,
kuhu Jumal need sõnad ütles, kellele ja millisesse olukorda Jumal need sõnad ütles, siis sa saad aru selle olulisust, sellepärast et Aabram oli vana mees, 90. Tal oli vana naine, kellel oli bioloogiliselt, füsioloogiliselt võimatu enam lapsi saada ja Jumal annab tõotus, et ma teen sind väga paljuks. Sinust sünnib palju järeltulijaid. Ja sa mõistad, miks Jumal pidi ilmuma Aabramile, öeldes, et aga mina olen kõikvõimas Jumal. See tundub võimatu. Ja sina ei saagi seda, aga mina olen kõikvõimas Jumal. Ma olen piisav Jumal ja ma olen külluslik Jumal sinu jaoks selles olukorras. Ma olen El Shaddai, kõikvõimas. Kas see tähendab, et me kunagi ei tunne puudust, kui me räägime et meil on külluslik Jumal? No, ilmselt on see, et kui me kunagi puudust ei tunneks, kui meil kunagi ei oleks kitsikust, siis me ei oskaks iialgi väärtustada seda, kui meil on küllus. Seda, kui meie vajadused on täidetud ja rahuldatud. Paulus kirjutab Filippi kristlastele 4. peatükis, küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses, aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja nüüd me võime võtta selle kirjakoha, et okei, et see on see kristlase elu. Jumal täidab külluslikult kõik mu vajadused, see tähendab, mul on kõik kogu aeg külluslikult ja külluslikult ja külluslikult ja külluslikult ja mul ei ole seda kohtagi, kui seda küllust ei ole ja kui siis peaks juhtuma, et on mingi selline koht, siis tähendab kindlasti, et midagi on valesti, siis ma ei tea, olen Jumala tahtest väljas või midagi sellist. See kirjakoht on väga ilus ja ta võib kõlada väga loosunglikult, kui me taas tausta ei tea. Nimelt, Paulus tänab siin enda toetajaid. Ta kirjutab, et ta on õppinud elama puuduses. See tähendab, Paulus elas puuduses. Ja ta on õppinud elama külluses. See kõik on väga oluline meie karakteri kujundamiseks. Ja jõuda sinna kohta, et ma olen valmis elama puuduses ja usaldama Jumalat. See on vahel suurem Jumala austus kui see, et ma olen külluses ja valmis Jumalat austama. Aga ta oli mõlemaga õppinud elama koos Jumalaga, külluses ja puuduses. Ja siis ta ütleb, et ja ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. See on taas kirjakoht, mis on võetud Supermani kirjakohaks. See tähendab, et ma suudan kõik temas, ma olen võitmatu, ja lisame siia juurde veel emotsioone ja vägevaid sõnu, aga tegelikult see mõte, mida Paulus ütleb, et ma olen väga keerulistest kohtadest läbi käinud. Ja ma olen olnud väga keerulistes kohtades, ma olen kõigist nendest läbi tulnud sellepärast, et tema on mind vägevaks teinud. Tema on mind, kui mind on pekstud, ma olen läbi tulnud sellest, sellepärast, et Jeesus on mind vägevaks teinud. Ma olen olnud puuduses ja ma olen sellest läbi tulnud, sellepärast, et Jeesus on teinud mind vägevaks. See ei ole kirjeldus sellest, et me võime ette võtta ükskõik mida, ükskõik millal ja alati kõik läheb korda. Ja siis ta ütleb, et nüüd praegu on mul kõike küllaldaselt. Praegu on väga hea, kõike on küllaldaselt. Ja miks? Sellepärast, et Epafrodiitos oli toonud talle filiplaste kokku pandud armastuse ohvri. See tähendab, et tal oli puudus, ta andis sellest teada, Filippi kristlased panid kokku annetuse ja Epafrodiitos viis selle talle. Ja siis nüüd ta saab öelda, et mul on kõik hästi, nüüd mul on kõike piisavalt ja külluses. Filiplased ei andnud seda, mis neil üle oli, vaid nad andsid oma puudusest, sellepärast, et Paulus nüüd omakorda julgustab filiplasi, et te olete mind toetanud, aga armsad, küll Jumal täidab ka teie vajadused. See tähendab, see oli olukord, kus filiplastel oli puudus ja nad panid kokku sellest puudusest ja mõistsid, et Paulus praegu vajab seda veel rohkem kui nemad. Ja nüüd Paulus julgustab tagasi, ütleb, et armsad, aitäh selle eest. Jumal on ustav ja teie olete ustavad ja Jumal on ustav teile, et ta näeb teie vajadusi ja ta täidab oma vajadused, mitte natukene, vaid oma rikkust mööda, külluslik Jumal, oma rikkust mööda.
Ja ma olen veendunud, et filiplased kogesid seda Jumala õnnistust, külluslikku Jumalat ja ma olen veendunud, et kuulajate, vaatajate hulgas on neid, kes saavad öelda, et jah, ma tean, mida sa räägid. Seepärast, et ma olen seda ise kogenud, kuidas võib-olla ma olen oma puuduses jaganud, õnnistunud ja ma olen näinud seda, kuidas külluse Jumal on mind saanud õnnistada ja kinnitada. Kui Jeesus räägib endast kui heast karjasest ja vastandab ennast hingemaenlasega Johannese evangeeliumis, siis ta ütleb, et varas ehk kurat ei tule muu pärast kui varastama, tapma ja hukkama. Aga mina olen tulnud, et neil ehk siis meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti või külluses. Seepärast, et ta on külluse Jumal. Mitte natuke, mitte väike veenire, vaid selline tammi tagant pääsenud kosk, mis toob elu, mis toob tervist, mis toob õnnistust, mis toob armu, külluslikult. Kui me mõtleme kadunud poja loo peale, siis me võime näha seda, kuidas seda lugu kui poja suurte eksimuste lugu, poja valede valikute lugu ja kindlasti ta seda on. Aga seda lugu saab vaadata ka kui isa küllusliku armastuse lugu. Ja ma usun seda, et Jeesus ei rääkinud seda lugu selleks, et tuua esile, kui valesid valikuid poeg tegi, vaid ta tõi selle loo esile selleks, et näidata, kui suur on isa armastus, kui külluslik on isa armastus või lausa kui pillav, nagu ülemäära suur on isa armastus. Sest seda, et see ülemäära on, seda arvas vanem poeg, ütles, et niimoodi sa siis teed sellele noorele, kes kõik raiskas sinu raha ära ja käitus sinuga ebaaustavalt või mitte austavalt. Ja nüüd sa korraldad peo, see on pillamine, see on raiskamine. Just nii nagu Juudas ütles ja teised jüngerid, kui Maaria seal alabastri nõu katki ja määris seda salvi Jeesuse peale, lõhnasalvi. See on raiskamine, sellega võiks midagi praktilist teha, see on ülemäärane, see on pillav, aga see oli külluslik. Üks imeline Jumala külluse kirjeldus on 65. psalmis. Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda jootnud, sa teed selle väga rikkaks. Jumala veesooned on täis vett. Sa valmistad nende uudse vilja, kui sa nõnda maad valmistad, kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku, vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu. Sa ehid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad õli, rohtlevainud haljendavad ja kingud vöötavad end ilutsemisega. Nurmed rõivastuvad lambakarjadesse ja orud mähkuvad vilja. Nad hõiskavad, nad laulavadki. Mul kohe tekib visuaalne pilt sellest jälgedest, mis on täis õli ja kuidagi mesi tilgub. Kõik on külluslik. Külluse Jumal. Kardan, et kui Jumal ei oleks külluslik, kui Jumala armastus ei oleks külluslik, kui Jumala andestus ei oleks külluslik, siis ei oleks meil ka väga midagi rääkida. Meil ei oleks võimalust, meil ei oleks lootust, aga Efesuse kiri ütleb, et temas on meil lunastus, tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine, tema armu rikkust mööda või küllust mööda. See on meie Jumal, see on meie kuningas, see on meie päästja. Psalmist laulab hea karjase laulus. Sa katad mu ette laua mu vastase silma alla, sa võiad mu pea õliga ja mu karikas on pilgeni täis, külluseni täis. Eesti keeles on üks selline sõna kui külluse sarv. See ei ole piiblist. See on ladinakeelne nimi on cornucopiae ja see tuleb tegelikult Vana-Kreeka mütoloogiast. See on selline, ongi selline sarv. Aga korv, mis on sarvekujuline ja siis on puuviljad ja pähklid ja mis asjad seal sees on ja siis kui see panna laua peale või sealt niimoodi voolab välja neid asju, on nii täis, külluse sarv. Seda on lääne kunstis kasutatud antiikajast saadik ja tänapäeval seostatakse näiteks seda ka Põhja-Ameerikas peetava tänupühaga. Nüüd hea karjane täidab meie karika nii, et see on pilgeni täis.
või siis täidab selle sarve nii, et see on ülevoolav, sealt voolab asju välja, sest ta on külluse Jumal, ta on El Shaddai, kõikvõimas, külluslik. Armas kuulaja ja vaataja, võib-olla sa oled keset kaotust praegu. Võib-olla sa oled keset segadust, võib-olla sa oled keset puudust, võib-olla keset vangipõlve, võib-olla keset suitsevaid varemeid, keset laostatust ja valu. Just nii nagu Iisraeli rahvas, kui Jeruusalemm oli hävitatud ja keda Jumal julgustas pildiga endast kui armastavast ja külluslikust emast, kelle rindadest nad võivad imeda lohutust, kosutust ja rõõmu külluslikult. Äärmiselt sinu probleemid ei ole Jumala jaoks liiga suured. Sinu eksimused ei ole tema jaoks liiga sügavad, sinu vajadused ei ole tema jaoks liiga ületamatud, sellepärast et ta on külluse Jumal, ta on El Shaddai. El Shaddai, me tuleme sinu ette. Ja sa oled oma sõnaga tahtnud meid üles õhutada ja julgustada oma rahvast, et sa oled külluslik. Sinu arm on külluslik, sinu varustus on külluslik, sinu tarkus on külluslik, sinu ettenägemine on külluslik. Issand, õpeta meid kuidagi lihtsalt hingama selles, et me oleme sinu küllusliku Jumala peopesadesse märgitud. Ja kui tänaga on võib-olla müürid maha lammutatud, siis see, mida sina näed, sa ütled, ma näen sinu müüre. Ma näen sinu taastamist. Ma näen sinu ülesehitamist. Ole julge, ära karda. Tänu issand sulle selle eest. Amen. Lilleöite lõhna võttis Jumal ja koidukaste õrna hapruse. Kui looja lõi nii lihtsalt erilisema, ta päiksekiirtelt laenas soojuse. Okeani sügavuse rahu ja tarkus, mis on ülal taevastest. Kõik see nii imeliselt mahub, nõnda lihtsalt erilise emasse. Päikse tõusu lummav magusilu ja kotka majesteetlik kõrge lend. Ka naeratuse taha peitu valu on armastavas emas peitmas end. Habras löön.
Selline oli meie emadepäevaline virtuaaljumalateenistus. Kui Jumal meile päevi kingib, siis järgmisel pühapäeval kohtume jälle, aga kõigile emadele, vanaemadele, vanavanaemadele imeilusat päeva jätku. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale, olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale üle teie ja andku teile rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.